Tervist! Oleme taas kord autokirurgia kliiniku tagatoas, kus on meil üks mootor taas kord auto pealt maha monteeritud, nagu näha, ka suhteliselt lahti võetud ja kohe räägin, miks. Siin on meil stendis praegu 3-liitrine CRCA tähist kandev Volkswagen Touaregi turbodiiselmootor võimsusega 180 kilovatti ja ei ole see mootor sellisesse seisu lahti võetud mingisuguse otsese tehnilise rikke pärast, et oleks vaja midagi mootori sees vahetada, vaid me tegeleme ühe suhteliselt kurva asjaga. Me tegeleme umbes pool aastat kuni aasta aega tagasi tehtud praagiga, mis juhtus ühes Tallinna töökojas. Ma täpsemaks siin ei lähe. Ja praag seisnes selles, et peale ketivahetust jäi see mootor õli lekkima. Ja klient ei suutnud enam seda õlileket ega ka selle nimetamata jääva töökojaga enam asju ajada ja otsustas selle probleemi meie juures lahendada. Ja süvenesime natukene sellesse mootorisse ja saime aru, et õlileke on meil siin siis mootori tagumisel küljel, ehk siis täpselt siin, kus jookseb ketiliin. Sisuliselt on seda lihtne parandada, tuleb lihtsalt ketigaas maha tõsta, ära puhastada ja korrektselt liimida. Kuna aga see kett jookseb hoorata poolel, siis auto peal seda teha tehniliselt võimatu. Ja muu hulgas, kui see masin meile täiskomplektis jõudis, siis mainis ka klient meile seda, et tal on olnud probleeme tosooli kadumisega. Ja mootor maha tõstetud kujul reitis meile sellega kohe ära, kuhu see tosool meil kaob. Meil oli siin läbi põlenud üks plokikaane tihend. Otse loomulikult me vahetasime mõlemad ja kuna see mootor juba on meil laua peal, siis me otsustasime kliendiga siis kooskõlastades eelnevalt, et me teeme selle asja siis lõpuni, lõplikult täpselt nii, nagu juhend ette näeb ja parandame ära ka selle ülitüütu, üliebameeldiva vahekarteri lekke, mis on siis 2011 kuni 2013 masinatel nagu totaalne peavalu. Et see on võib-olla sellisem väiksem sissejuhatuspool. Me oleks võinud võib-olla teha väikse klipi, kui see mootor on täiskomplekt, aga ma luban, ta on umbes nii suur. Et see mootor on meeletult palju lahti võetud, teda eriti palju rohkem lahti võtta ei saagi, siis juba tulevad kolvid välja, et silindriplokk jääb meil nii pisikeseks, nagu ta praegu on. Ja mis on siin kõige suurem vaev, on ilmselt kõikide detailide puhastamine, sest et õlilekked, jahutusvedelikulekked on nendel masinatel suhteliselt sagedased, kahjuks peab tunnistama, ja põhiliselt on nende lekete taga ikkagi kas valed montaaživõtted või valed montaažimaterjalid. Ja tihtilugu me tahame alati nagu vahetada nendel mootoritel ka selliseid detaile, mis näiliselt ei ole mitte kuidagi nagu antud tööga seotud. Näiteks siin selle vahekarteri, mis asub mootori allotsas, vahekarteri siis ütleme hermetiseerimise käigus me vahetame välja ka õlifiltri jala, mis asub piltlikult öeldes siin nurgas. Tundub veidi jabur, aga põhjus on seal hoopis mujal. Õlifiltri jalg nendel mootoritel on ühtlasi ka termostaadi korpus. Ehk siis meil on jahutusvedelik ja mootoriõli kõrvuti ühes sellises korpuses. Siin on meil termostaat, siia käib meil õlifilter. Ja riskida nüüd sellega, et õli ja tosool või jahutusvedelik omavahel kokku läheks, see on tarbetult suur risk ja see risk lõpeb tavaliselt mootori vahetusega, kui seda õigel ajal ei avastata. Miks jalg läheb vahetusse? Põhjus on täiesti proosa, siia ei müüda uusi tihendeid. Me oleme proovinud neid tihendeid siit välja võtta, et aru saada, kas see tihend on üleüldse vahetatav, kui ta oleks kusagilt saada. Ma olen jumala kindel, et eBayst kindlasti või Amazonist või AliExpressist mingist kohast kindlasti selle saaks. Aga see ei ole tehnoloogiliselt mõeldav seda vahetada nii, et säiliks antud sõlme absoluutne töökindlus. Kui meil juba läks jutt jahutusvedeliku ja õlide segunemise riski peale, siis neid on siin veel. Hoian käes praegu puhastatud ja pestud mootori esimest otsakaant, mille paigalduskoht on siis üldiselt piltlikult siin mootori eesotsas.
siia kinnitub meil see õlifiltri jalg ja kui me vaatleme seda kaant nüüd teiselt poolt ja vaatame, missugune on tihendi kontuur, siis siin on puhtuse nõue on siin lausa absurdselt kõrge ja kui me vaatame näiteks siin mõningaid sõlmi, kus on õli ja vesi on täiesti kõrvuti, need eraldab ainult paar millimeetrit kummitihendit, siis siin ongi nagu põhjus, miks ei tohi absoluutselt mitte millegi pealt kokku hoida ja tuleb veenduda ülipõhjalikult, et kõik pinnad on puhtad ja soovitus on kasutada isegi mingisuguseid tihendiliime. Mitte tuubihermeetikuid, liime, mis on spetsiaalselt mõeldud just sellisteks otstarveteks, kus riskida lihtsalt ei julge. Ja põhiline aeg kulubki pindade ja detailide puhastamisele ja siis taas tihendamisele täpselt nii, nagu tehase juhend ette näeb. Ja samamoodi on ka sellel mootoril väga palju selliseid jonnakaid momente, mida jälgida. Üks on näiteks see, et väga palju on juhendis nõutud uusi polte. Teatud sõlmesid ei tohi taas liita vanade poltidega, sest tehas on kasutanud nii mõneski suhteliselt vastutusrikkas kohas alumiiniumpolte, millel on venimiskoefitsient on meeletu ja korrektse väändega ei pruugi enam õnnestuda neid korrektselt kinni saada. See kõik, mis siin laua taga on kõik materjal, mis on selle sama mootori pealt maha monteeritud ja siin on ainult mootori küljest tulnud detailid. See kuhi, mis on meil veel auto all, seal on meil käigukast, esisilla tala, esisilla vedrustus, see on veel omaette ooper. Et noh, see konkreetne detail ongi siis meil seesama vahekarter, mis kinnitub siis mootori alla ja omakorda tema külge läheb siis õlivann. Ja lekkeprobleem on täpselt siin sellel pinnal. Tehas on tänaseks tunnistanud üles ka tootmises möödalaskmise, et esimese põlvkonna masinatel oli silikooni roboti kalibreerimisega möödalaskmine, aga selle teadmisega ei ole täna mitte midagi peale hakata, sest et autod on ammu garantii alt väljas, aga mootori füüsiline ressurss on veel täiesti eeskujulikul tasemel ja auto hinnaklass on ka sealmaal, et seda tööd on mõtet teha. Et selline siis väikene jutukene ühest 3-sest diislist, millel me ei vahetagi ketti, sest et see on siin jumala värske ja lihtsalt natuke siis tutvustab pool. Loodan, et video pakkus teile huvi ja mina tänan.